Nii, Andres Kõnna olen mina olen nüüdismeedia magistriõppe mooduli kuraator, mina seda vägesid siin juhatan ja katsun kõik parlanksis hoida, et õppejõud oleks olemas ja teemad paigas ja fookused selged ja kõik saaksid oma info õigel ajal kätte, nii et ei oleks probleeme. Ma olen teinud seda aastast 2018 juba, et meil on ikka tagasivaade juba, juba 10 aastat veel ei ole, aga hakkab tekkima selline vilistlaskond ja sellised traditsioonid ja teadmine, mida me õpetame ja miks me seda kogu aeg, no mitte kogu aeg, aga aeg-ajalt siiski muudame natuke, et ajaga kaasas käia, sest et meie fookus on ikkagi pakkuda sellist õpet meediavaldkonnas, millest inimestel päriselt kasu on ja mis neid elus edasi aitab, et me oleme küll akadeemilised, aga samas ka väga-väga praktilised. et ma tänase päeva fookus on siis või selle kohtumise eesmärk on natuke rääkida sellest, mida me õpetame, kuidas me õpetame, siis Raul Lobanov, kes on meil vilistlane ja töötab Eesti Rahvusringhäälingus praegu ja on ka meil doktoriõppes ja varsti lõpetab ja tegelikult hakkab ka teile lugema sügisel teleauditooriumite hindamist ja mõõtmist ja meetrikat. Räägib natuke oma kogemusest ja mis meeldis, mis ei meeldinud. Loodetavasti kõik meeldis, eks. Et see on lühidalt ja väga kaua aega ei lähe. Nii et siis ma jagan oma ekraani, mis on slaidid. Natuke on suuremaks. Nii. Need slaidid lähevad kodulehel üles ka, ma arvan, et selles mõttes noh, siin midagi keerulist ei ole. Siin on need esimesel lehel on lingid. Siin on need üldised, mis on Tallinna Ülikooli magistriõppe nüüdismeedia eriala. Meil on Facebooki lehekülg väike, mis on kõigile avatud. Meil on ka sisemine lehekülg, kus jookseb kogu aeg info, mis majas toimub, mis on uudised, projektid, mingid pakkumised, stipendiumid. Siis meil on oma teadlaste community nii-öelda, mis on Mediti keskus, millel on ka omad üritused ja siis on Kultuuriandmete Analüüsikeskus, mis on küll jah, et see projekt on läbi, aga see teadlaskond osaliselt on ikkagi Tallinna Ülikoolis olemas ja sealt kodulehelt te saate väga palju loenguid endale alla tõmmata või noh, Youtube'i lingid on seal tegelikult, et mida jälgida, mis on olulised ka meediavaldkonnas, aga mitte ainult. Nüüd nii, vastuvõtte tingimused, et bakalaureusekraad, rakenduskõrgharidus, võrdsustatud kvalifikatsioon, nüüd inglise keele oskus, see nüüd jah, et me seda oskust testime vastuvõtueksamil vestluse käigus, et meil nagu seda otseselt me seda dokumenti, no ma ei julge öelda, minu meelest seal vähemalt varasematel aastatel pole olnud. Et see on nagu selles mõttes nagu tähtis meeles pidada, et meil on osa loenguid on inglise keeles, mitte palju küll, aga mõned siiski ja kes käivad külalisõppejõud välismaalt, nende loengud on ka inglise keeles. Et see on nagu ja kirjandus, et see on ka valdavalt inglise keeles, mida eesti keeles ei ole, aga noh, umbes pool vähemalt siiski, et see on nagu must have, eks ole, et see peab olema, et ilma selleta ei ole võimalik. Aga loengud ja õpe üldjuhul on ikkagi eesti keeles kõik ja kõik, kes meil siin Tallinnas õpetavad, valdavad ka eesti keelt, isegi kui nad on võõraste nimedega. Võib-olla jah, Max Sich, kes on kultuuriandmete analüüsi ja meediaandmete analüüsi õpetab, et tema eesti keel ei luba eesti keeles loengut pidada, aga üldjoontes nad saavad vähemalt aru nagu üks lihtsamad asjad. Aga noh, sissejuhatused ja kõik need muud igasugused telekultuurid ja meediaregulatsioonid, et meil siin on loengupidajad on kõik eestlased, et meil on tuntud ja vähem tuntud nimesid, et selles mõttes, aga kõik on oma valdkonna professionaalid. Nüüd
Sisseastumise eksam see aasta toimub 9. juulil, et selleks, et eksamile pääseda, tuleb ennast, mis on siis SAIS, on vist see eksamisüsteem või selle, jah, et selle lingi saab sealt kodulehelt, tuleb esitada eluloo kirjeldus ja uurimishuvi kirjeldus. See tähendab seda, et me loeme seda, et ta ei oleks pikem kui jah, üks lehekülg, et seal oleks lihtsalt see üldvaade, et mis teid huvitab, mis see nagu põhjus ja motivatsioon ja mis see objekt võiks olla, mis teid tänases meedias huvitab, eks ole, et see ei pea nagu ennast haigeks mõtlema sel teemal, aga lihtsalt, et me näeksime, et teil on mingi ettekujutus ja motivatsioon, et me ei eelda, et te oleksite humanitaarharidusega või et teil oleks mingi, ma ei tea, mingi arvutusoskus või et me räägime siin meediaandmetest või et meediamajandusest, et te peaksite tingimata olema mingi majandustaustaga või kultuuri uurimise taustaga või jumal hoidku semiootika taustaga või olema, ma ei tea, mingi meediamajanduses töötanud kuskil toimetuses. Me üldse ei arva, et see peab nii olema, et me anname sellist haridust, mille sissejuhatus on esimesel ja teisel semestril, ennekõike esimesel, kus me räägime kõik asjad, mis meediaga seonduvad, selgeks ja siis edasi on juba kursused, mis võimaldavad teil oma teema nii-öelda valida, sest et see fookus, mis meil on, ma panen järgmise slaidi, meil on meediamajandus, ärimudelid, andmemajandus, suurandmed, eks ole, kuidas tänapäevased meediaettevõtted töötavad. See ei ole enam nii, nagu ta oli veel 10 aastat tagasi, et meil on mingi meediamaja, mis teeb ainult trükki või siis televisioon või raadio eraldi, et meediamajad töötavad väga nii-öelda multiplatvormiliselt või ristmeedialiselt, et kõik teevad praktiliselt kõike, et kui te vaatate Eesti Rahvusringhäälingut või Postimeest või Eesti Päevalehte või Äripäeva või Õhtulehte, nad kõik pakuvad videot, mingit podcast'i, mingisugust teksti, eks ole, kus on pikitud mingeid interaktiivseid elemente ja nii edasi, et see kõik on see, mis töötab nii-öelda ekraani taga ja, ja kuidas seda majandada, mismoodi sellega seal ots otsaga kokku tulla, mismoodi seda juhtida, eks ole, mismoodi leiutada uusi tooteid selles keskkonnas, eks ole, millised on need seadusandlused, mis töötavad nii Eestis kui Euroopa Liidus, mis seda reguleerivad, mis on loomeettevõtlus selles valdkonnas. Vot see on meie fookus. aga nüüd sellel majanduse poolel mis on tähtis, on ka teine pool, see on meediakultuur. Ja see on see, kuidas seda, noh, et kes on selle toote klient või see teine pool, kes on nõus maksma selle eest. Kultuur ja ühiskond, eks, et see sotsiaalmeedia platvormid, erinevad sellised äpid, mida inimesed kasutavad, filmikultuur. Me oleme ikkagi filmikool, eks ole, selles mõttes see filmi aspekt on väga tähtis siin. Digikultuur, telekultuur, eks ole, Indrek Treifelt loeb seda meil. Et see kogu see kultuuri ja meedia pool nagu noh, et ta ei seisa eraldi majandusest, et ta on koos majandusega, et see on see tähtis aspekt, mis on meie see unikaalne vaade, mida mujalt Eestis ei saa. Ja muidugi see õpe, mis meil on, ta lõpeb uurimistööga, see on 2 aastat, see on väga, väga lühike aeg tegelikult. ja, ja selleks, et see uurimistöö teha, eks ole, selle uurimistöö mõte on see, et te uurite ja tegutsete millegagi, kus te juba töötate või kuhu te tahate tööle minna, eks ole, meil on siin see praktikaaine, et saate praktikale minna kuskile meediaorganisatsiooni, kui te juba ei tööta seal. Leida see valdkond, mis teid kõnetab, kus te tahate tegutseda ja vot siis teha oma töö seal, et te saate mingisuguse ekspertsuse ja te saate juba edasi elus minna selle teadmisega, mis te ülikoolis saite, eks, et uurimismeetodid, analüüsimeetodid, lugude analüüs, storytelling nii-öelda inglise keeles, kultuuriandmete analüüs 1 ja 2, mis sisuliselt tähendab meediaandmete analüüs, et me oleme partnerid väga erinevate meediamajadega, meil on Rahvusringhääling, Õhtuleht, Äripäev on meie meediaandmete partnerid
aga meil on ka raamleping Elisaga minu meelest. et kõik need, aga miks ka mitte, kui teil on mingid oma mingisugused fookused ja eelistused, kõik on teretulnud neid kaasa võtma ja uurima ja tegelema nendega, mis mis nagu huvi pakub, eks, et see on nagu meetodi pool, et me anname kaasa ka selle know-how, kuidas tegutseda, et ei pea iga uuringu pärast jooksma uuringufirmasse, et mingid väiksemad probleemid, suuremad probleemid minu poolest saab kõik ise ära lahendada ja see on minu arvates väga tähtis, see tööriistakast. Ja mis on veel tähtis, on see, mis siin on all punases ruudus, see kast on välispraktika, et meie pakume Erasmuse tudengivahetuse raames ja väga soodustame ja soovitame välismaal õppimas käimist. Selle maksab Euroopa Liit kinni ja, ja see on kahjuks mitte nii populaarne, sest et meie tudengid töötavad tihti ja see komplitseerib asja. aga kui peret veel ei ole ja elu vähegi lubab, me väga soovitame seda, et minna pooleks aastaks või aastaks vahel isegi kuskile tudengivahetuse raames ja vaadata, kuidas elu välismaal käib, sest et see on väga-väga arendav. Ja no muidugi see erialane inglise keel on siin ka välja toodud, et seda saab õppida ka ülikoolis, kui on vaja, et me hätta ei jäta, kui see inglise keele oskus võib-olla ei ole kõige parem, aga üldiselt tänapäeva elus, et kes tuleb juba magistriõppesse, et tihti see, noh, ta on ikkagi olemas, et ta tuleb nagu väikse treenimisega, tuleb päris ruttu, et see ei ole nagu probleem valdavalt. Nii, ja see oli väga lühidalt see, mis ma öelda tahtsin. Nüüd, kas on küsimusi selle koha peale? Minul on selle metoodikaainete kohta küsimus, kas need on Ja, pigem kvalitatiivsed kõik? meil on mõlemast otsast, meil on kvaliteet ja kvantiteet. et see, mis on meediakultuuri praktikum, see on ikkagi nii-öelda rohujuure tasandil, kust andmed tulevad, mida inimesed teevad selleks, et andmed tekiksid, kuidas nad oma platvorme kasutavad, mismoodi nad käituvad, milliseid vajadusi ja funktsioone neil on vaja, eks, et kuidas noh, millised on uued tooted kas või mida ehitada, et mida neile pakkuda, eks ole, et see on see kvalitatiivne või siis ka see töötekstiga, mis on igasugused keele ja diskurssuse analüüsid. aga see, mis on meediakultuuri meediaandmete analüüs, no see on puhtalt need suurandmete teemad, et siin on juba igasugused meetodid, mis eeldavad või noh, nad ei eelda, vaid neid meetodeid õpetatakse teile, mis on vajalikud tööks andmetega. siin on igasugused statistika ja R ja Python ja mida kõike võib kasutada nendeks, et see pool on meil olemas, jah. nii, Peep, palun, et nii, tere, et tere. kui mitu õpilast te vastu võtate uueks õppeaastaks? meil on 16 õpilast, see aasta telemoodulit ei ole, eks ole, meil on telemoodul on üle aasta see, mis on ekraaniga vahetult seotud ja ekraani ees pigem, eks ole, aga see, mis on meediauuringud ja meediaorganisatsiooni töö ja meediamajandus, see, mis jääb ekraani taha piltlikult öeldes, et jah, et see on iga aasta, et 16 jah. Ja eelnevalt, kuidas te hindate, kui suur see konkurss, kui kõva konkurss on teil sinna? meil ei ole väga palju tahtjaid, et selles mõttes Ah. mis on telepool, see on super ülipopulaarne, aga tegelikult see, mis on ekraani taga, see nõuab palju rohkem ressurssi ja palju rohkem sellist panustamist ja ilma selleta mitte miski ei toimi tegelikult, et selles mõttes see on ja tegelikult see on sellesama organisatsiooni teine pool, et selles mõttes see on väga tähtis. Raul võib kohe rääkida sellest, eks, Ja. et selles mõttes see on. Raul No, töötab Tervis Jupiteri platvormi juures meil, nii et jah. väga äge. No kahju muidugi kuulda, et on vähe huvilisi, aga noh, mul on hea meel vist. ei noh, meil oli 25 registreerunut tänaseks, 12 tulid kohale, et meil neid huvilisi on ikkagi üle 20 tavaliselt, seal 30 ringis, aga noh, optimaalne võiks natuke rohkem olla jah, et selles mõttes.
nii, kas keegi tahab veel midagi öelda? Raul, siis äkki sa kommenteerid ka seda, mis ma ütlesin ja sul on tegelikult ja, on õppinud pooleli veel, et selles mõttes see on küll teises astmes. ja, et kuidas eks ma jah, kohe ei saa ju küsimustele vastata, et ma ikka pean mingi oma loo ära rääkima, et mina õppisin 2019, astusin sisse, oli vist nii, et pigem seal eespool ja siis mõned aastad hiljem lõpetasin. aga jah, minu ütleme, nagu Andres ütles, et teid oodatud on kõik, eks ole. aga mina kuulun nende inimeste hulka, kes siis oli enne seda õpet juba tegelikult meedias üle 10 aasta töötanud. Bakalaureusekraad on mul sotsioloogias aga ma sattusin suhteliselt kohe meediasse ja ma olen töötanud erinevates Eesti meediamajades, Äripäevas, Postimehes ja nüüd ERR-is. ja, ja, ja siis mingil hetkel ma kuidagi sattusin või liikusin meediast pisut nagu eemale. Rohkem sotsiaalmeedia platvormidega tegelesin ja, ja võib-olla mitte sellise meediaga kultuurilises mõttes enam. ja siis ma tundsin ära, et ikkagi ma pean nagu sinna meediasse tagasi liikuma, aga ma tundsin, et ma tahaks seda teha kuidagi nagu järgmisel tasemel või sellise, ütleme, oma senise kogemuse ka kuidagi läbi mõtestada, enne kui ma sinna meediamaailma tagasi lähen ja siis ma kandideerisingi Nüüdismeedia programmi ja osutusin valituks ja tegelikult kohe, kui see, ütleme, esimesel aastal, siis ma juba tegelikult uuesti, ma ei tea, kas osalt tänu sellele, et mul oli juba jälle näidata see, et ma olen nüüd asunud nii-öelda seda oma meediakogemust ka meediaharidusega täiendama, siis juba maandusin uuesti meediavaldkonnas ERR-is. ja hetkel töötan ERR-is, olen doktorant BFM-is ja tegelen voogedastusplatvormide analüüsiga, eelkõige sellise avalik-õigusliku meedia kontekstis ja peaasjalikult andmetega ja siis sellise kvantlähenemisega. aga kui nüüd rääkida nendest nüüdismeedia magistri õppeaastatest, siis võib-olla see on natukene muutunud, ma ei oska öelda, et ikkagi mõned aastad on juba minu lõpetamisest möödas. aga mulle väga just meeldis see, et kuidas olid põimitud, võib-olla Andres, nii nagu sul eraldi slaidi ei olnud, aga ma ütleks, et see jah, meediamajandus, siis see kultuuri pool, aga mis on väga oluline võib-olla eraldi rõhutada, et kuna tegu on nüüdismeediaga, eks ole, siis see innovatsiooni osa, et see on seal meediamajanduse poolel küll sees, aga nüüdismeedia on nii kiiresti pidevalt muutuv, kohanduv nähtus, et see innovatsioon ja pidevalt millegi uue tegemine oli ka hästi olulisel kohal minu arust, et pluss siis jah, need meetodid seal kõrval, aga sellise teemade poolest tol ajal mulle nagu väga meeldis see, et see toetus jah meediamajandusele, meedia innovatsioonile ja meediakultuurile. ehk siis see, kuidas kuidas meediamajandus toimib, kuidas seda juhitakse ühelt poolt, teiselt poolt see muutuse aspekt, et kust me tuleme, milline oli meedia enne, kus me praegu oleme ja milline see võib olla homme, ülehomme. et selle mõtestamine, pluss siis jah, see kultuuriline pool, et mida tegelikult meediamajades toodetakse, et mis on selle väärtus ühiskonnale, kultuurile laiemalt ja kuidas seda ka tegelikult auditoorium mõistab, et see on ka hästi oluline. et ütleme, et seal meediamajanduse poolel on ka auditooriumid, et me saaksime paremini aru,
mida me ja kellele teeme ja kes on meie tarbijad ja nii edasi. aga teiselt poolt ka see, kuidas see on seal kultuuri poolel, siis on see, et kuidas need tarbijad seda mõistavad, mida me tegelikult teeme ja mida see nende jaoks tähendab ja mida see läbi nende tähendab ühiskonnale ja kultuurile laiemalt, et kõik need kolm asja olid nagu mõnusalt koos ja mida see minule eelkõige andis, oli see, et pärast jah, ütleme mingit 10 aastat juba meedias töötanuna, ta andiski sellise palju terviklikuma arusaama sellest, mis see meedia tegelikult on. et eks ikkagi, kui sa oled mingi kitsama valdkonna professionaal, sa kuidagi näed seda, võib-olla samastad küll, ütled, et tuttavalt, et ma töötan nii-öelda meedias, aga samas sageli sa tegelikult ütled, et ma ei tea, kas ma olen ajakirjanik, kas ma olen andmeanalüütik, kas ma olen, ma ei tea, tootejuht, nii edasi. et seal on nagu ikkagi need professionaalsed kitsad nimetused alati juures, aga see 2 aastat andis sellise pildi, et ma saan ise paremini aru, mida ja miks ma teen hetkel analüütiku rollis. Teiselt poolt mul on olnud ka ERR-is teisi positsioone, ma olin mingi aeg Jupiteri peatoimetaja, et see on nagu hoopis teine positsioon. et sa saadki tegelikult, kui sa jõuad või oled meediamajas juba ühel hetkel, et kui sa selle programmi oled läbinud, siis sa tegelikult peaaegu igal meediamaja positsioonil saad aru, mida see tähendab, mida sinult oodatakse, mis on sinu missioon, ma ütleks isegi selles kogu süsteemis, mitte ainult funktsioon, aga ka missioon. ja lihtsalt sa saad meedias tegutseva professionaalina lihtsalt palju paremini hakkama. sa näed suuremat pilti, sa näed probleeme, sa näed lahendusi paremini. ja ühelt poolt see on loomulikult nagu sinu enda võib-olla nagu karjäärile kasulik, aga teiselt poolt see annab sulle nagu kõik need tööriistad tegelikult ka reaalset muutust ellu kutsuda. Mida ma veel kiidaks, vähemalt minu kogemusega see selline paindlikkus BFM-i ja selle programmi poole pealt oli minu arust üsna suur, et kui sul on mingi erihuvi, kuhu poole sa tahad liikuda, siis seda oli suhteliselt lihtne teha, et meie kursusel oli see ütleme uurimisvaldkonnad, mida siis lõputöödel tehti, väga erinevad. kes tegi ajakirjandusest, kes tegi sotsiaalmeediast, mina olin vist küll ainuke, kes tegi nagu sellist päris suuremate andmete pealt analüüsi, aga need kõik variandid olid võimalikud, et uuriti nii ajakirjanike tööpraktikaid, seal influencerite mingisuguseid teemasid, ma mäletan kaitsmistelt, sotsiaalmeediat, kohalikke ajalehti. minul olid siis voogedastusandmed, et neid valdkondi on väga palju ja see spetsialiseerumine või see oma huviga edasiliikumine tundus oli kõigi jaoks, ma arvan, suhteliselt lihtne. Ma nagu ei kogenud seda, et keegi oleks väga kuidagi suurte probleemide ees olnud, et vot ma tahan teha, ma ei tea, ajakirjanikest või ajakirjanike tööpraktikatest mingis kontekstis. Ma mäletan, keegi tegi koroonakriisi ja ajakirjanike tööpraktikate mingi uurimuse ja minul oli nagu hoopis teises otsas mingi andmete asi, et see ei olnud nagu mingi probleem, et nii erinevad uurimisteemad ühe programmi sees said nagu edukalt tehtud. et see ühelt poolt on ka ju, Andres, sa saad ilmselt nagu kinnitada, et on mingi hulk aineid, mida saab nii-öelda vabaainetena võtta, aga ka iga aine sees on nagu see kuidagi liikumisruum päris suur, et et ma ei tea, kui meil on digikultuuri aine, siis ikkagi ma mäletan, et ma kuidagi endale ahmisin sealt mingeid voogedastusteemasid, teised rohkem keskendusid, ma ei tea, sotsiaalmeediaplatvormidele või millele iganes, on ju, et iga aine sees on ka see kuidagi see paindlikkus ja see, kui sa nagu enam-vähem tead, kuhu poole sa tahad liikuda, siis see on kindlasti kasuks. Ja kõik need ained nagu võimaldavad seda, et sa ühe aine sees
hästi palju minul oligi niimoodi, mul oli algusest peale enam-vähem selge see uurimisfookus ja kõik ained, mis sai läbi tehtud, ma kuidagi kogu aeg nagu fokusseerisin selle voogedastuse teema peale. et ma ei tea, see oli kindlasti kasuks ja teiselt poolt lihtsalt jah, ma ütlen, et see oli lihtsalt võimalik, et see on juba suur asi, et kõik kodutööd ja asjad mina sain vähemalt kujundada täpselt selliseks selle aine raames, mis mulle sobis ja mis minu nagu seda uurimishuvi edasi kandis. jah, me oleme päris paindlikud selles mõttes, et noh, et me ei ütle, et te peate tegema, noh, et me oleme ise siin, teeme igasuguseid andmeprojekte Rahvusringhäälingu ja Õhtulehe ja Äripäevaga ja uurime kultuuriandmeid ja meediaandmeid, et te peate nagu tulema ja tegema meile mingeid töölõikusi, sest et on vaja, vaid et kool on ikka see, et te tulete ja õpite, mis te tunnete, et on see valdkond, kus te tahate tegutseda ja mis teid edasi viib elus, eks ole, ja mine tea, võib-olla sealt tuleb midagi kasulikku meie jaoks ka, aga noh, aga see ei ole nagu meie eesmärk, et meie paneme selle programmi kokku sellises üldises vormis, nagu ta on, et kultuur, meediamajandus, meediainnovatsioon, digikultuur ja siia sisse mahub tegelikult väga palju, aga see raam ise jah, et see raam peab olema, eks, et selles mõttes et ilma raamita ei saa. vaat nii. ja lisaks, et mis ka nagu meelde jääb, on see, et oli kuidagi, mina ise olen hästi palju tegelenud veebiplatvormi, digiplatvormide arendamisega ja kõige rohkem sellise digipoolega. Aga et kursakaaslaste hulgas oli inimesi, osad ei olnud meedias töötanud, nende vaade oli ka nagu väga huvitav ja värske üldse nendele teemadele, mida me õppima asusime. Teiselt poolt siis kursakaaslased, kes oli paberväljaandes töötas, kes teles, kes raadios, et tänu sellele ka nagu kursusekaaslaste see selline väga erinev kogemus ja ampluaa rikastas, et minu vaade oli väga selline digikeskne, aga ma sain sealt kõrvalt palju sellist lihtsalt nagu teavet või sellist kogemust ja ekspertiisi ka oma kaasõpilastelt, mitte ainult siis, eks ole, õppejõududelt ja nii-öelda kirjandusest või mis iganes, aga reaalselt kaastudengitelt, kes meedia mingis teises valdkonnas kas juba tegutsesid või siis olid üldse teiselt elualalt tulnud, et see oli ka nagu üks komponent, mis tegelikult lihtsalt laiendas silmaringi ja rikastas selle õpingute käigus. ja et meil on väga heterogeenne seltskond isegi meedia vaates, et siit noh, saab väga palju kontakte ka selles meediavaldkonnas nagu tuleviku jaoks, ja ka filmivaldkonnas, et see on ka üks suur pluss, et see sünergia, mis siin tekib, noh, puhtalt oma kursuse sees, aga siis on ka need teletudengid, eks ole, siis on siin majatäis filmitudengeid, dokumentaliste, välismaalasi, igasuguseid kultuuriuurijaid, et see interdistsiplinaarsus on päris suur ja meie loengutes käivad ka mujalt ülikoolist inimesed, et selles mõttes see ei ole ainult nagu noh, et paljud loengud on teie omad, aga nii-öelda ka paljud ei ole, et selles mõttes, et see on ka väga rikastav. nii. Kas on küsimusi selle jutu monoloogi peale, mis me Rauliga oleme teinud teile? ja mina küsiks. ja aitäh, Raul, väga-väga põnev on kuulda sinu kogemusest, aga vabaained mainisid, et mis need vabaained näiteks on, et kas saate tuua mõned näited? noh, põhimõtteliselt on Mis teile vabaained näiteks? just need, mida saab ükskõik, mis vist ülikoolis loetakse, on ju, ja ükskõik mida valida. lihtsalt sageli on ka selliseid ikkagi nagu BFM-i ja meediaained, mis võib-olla programmis ei ole, aga mis võib-olla annavad siis oma uurimishuvile juurde, et mina mäletan, et
mul oli vist seesama kultuuriandmete analüüs 2, et programmis Mhm. vist oli, nüüd ma nägin, et programmis on ka 1 ja 2 on ju. üks ja kaks, jah. okei, et meile loeti ainult ühte ja siis ma võtsin selle 2 nii-öelda nagu iseseisvalt programmiväliselt, et ja midagi oli veel, et lihtsalt et on see võimalus ka, on vist, eks ole, Andres, mingi maht on, et aga ma selles mõttes nagu ütlen, et kõik, mis on nüüdismeedia vabaained, on tegelikult need ained, ilma milleta ei saa hästi, et me oleme siin proovinud aastate Mhm. lõikes, et no vahepeal oli meetodiaine, oli vabaaine ja siis osa inimesi leidis, et nad ei pea võtma seda, et nad võtavad mingit hispaania keelt või ma ei tea mida. Ja siis oli probleem, et kui oli vaja uurimistööd kirjutada, mingeid praktilisi järeldusi teha, siis aga kust ma seda meetodit pean võtma, eks. et nüüd on meil meetod on kohustuslik. Mhm. kultuuriandmete analüüs üks vist on äkki kohustuslik, kaks ei ole, aga tegelikult on mõlemad nagu must, eks ole. vahepeal nüüd oli see, et meediaregulatsioon, kogu see Euroopa Liidu ja Eesti ajakirjanduse ja meediaorganisatsioonide seadusandluse teema oli vabaaine ja siis osa inimesed ei võtnud seda. aga tegelikult selleks, et sellel väljal tegutseda, on hädavajalik seadusi tunda, eks ole. Me tõstsime ta plokki sissejuhatusega, et sul ei ole võimalik temast nagu mööda kõndida, sest et seadusi peab teadma, eks ole, et ilma nendeta ei saa. et no lugude jutustamise, no lugude uurimise meetodid igasugused, noh, see on vabaaine, eks, aga samas, kui sa nagu tahad mingisuguses valdkonnas tegutseda, seal on mingi, ma ei tea, stsenaristika või mingisugune noh, nagu turundus, kus on lugudest vaja nagu mingi toode kokku panna või midagi sellist, siis sa ei saa ilma selleta, eks ole, et sul on vaja seda lugude uurimise metoodikat, eks. et tegelikult me oleme selle päris läbi mõelnud ja kui te võtate need ained kõik, mis on nüüdismeedia selles paketis, siis teil on aeg täis, et see on ja mis on ka tähtis, et see on tsükliõpe, et see on neljapäev, reede, laupäev iga nädal. et see 2 aastat on lühike aega. Te ei saa iga päev käia koolis, teil on oma elud ja tööd ja värgid, eks ole, et see on nagu mõeldud see osa nädalast ja, ja tegelikult peab kogu aeg enam-vähem kohal käima, et kui teil on võimalust ja aega, et te võite võtta igasugu aineid ülikoolist ja see on fine, eks ju, aga see, mis on see nüüdismeedia nimekirjas, et see nagu oleks mõistlik ära teha, sest et see nagu on see, mis on meie arvates tähtis, eks ju. et ega ülikool ei pane kätt ette, kui te lähete kuskile, istute ja kuulate midagi, see on okei okay. nii. kas kõik said aru, mis on uurimise huvi kirjeldus, milleks seda vaja on ja mida me ootame sellest? nii, Laidi noogutab, aga teised vist said. Ehm, nii, ma loodan teid kõiki näha siis. meil on komisjonis on mitu inimest. üks küsib ingliskeelseid küsimusi ka, eks, aga sellest ei maksa heidutada pärast, ja, ja võib kohe neid avaldusi vist saab varsti juba esitama hakata, et esitage ära, siis on rahu majas, eks, nii, olgu. aitäh teile ja lõpetame ära praegu siis, et